Tere õhtust ja täna siis 4. osa aju tervise teemadel sellest, kuidas me saame oma aju tervist toetada igasuguste muude vahenditega ja loomulikult siis ka LifeWave'i plaastritega. Ütlen siis kohe ära veel kord meeldetuletuseks, et kõik see, mida ma räägin, seal ei ole mitte midagi minu enda väljamõeldist, et kogu see tekst, kogu see presentatsioon on tõlge doktor Stacy ajuteemalisest presentatsioonist ja täna siis juba 4. korda. Kui sa vaatad seda esimest korda, siis soovitan ära vaadata ka 3 esimest osa. Need on siis leitavad näiteks Youtube'ist, Plaastrid peale kanalilt või siis LifeWave'i Telegrami grupist, LV grupist. Aga jätkame siis täna sealt, kus me eelmine kord pooleli jäime ja rääkisime siis sellest, et aju detoks. Nüüd läks kohe. Nii on parem. Ei, vabandust, natukene liigutan siin neid settinguid. Nii, ma loodan, et nüüd on hästi näha. Et ajupuhastus toimub väikeste sammudena ja mitte üleöö. Ja millal siis ajupuhastus, ajudetoks aset leiab? Näiteks siis, kui sinu hingamine aeglustub, sinu emotsioonid vaibuvad, ka nuttes näiteks, ja eelkõige siis, kui väheneb info hulk, mida siis sinu aju peab vastu võtma. Info hulk, mida me oma ajusse sisestame. Ja siis, kui sa püsid fokusseeritult, keskendunult vaikuses, aga mitte pingutades, mitte pingutuses, seal on siis kohe stress, vaid lihtsalt hoides oma tähelepanu. Ja mõtle, kas sinu päevas on selliseid ajudetoksi hetki. Ise tegin täiesti teadlikult just täna enne Zoomi algust sellise hetke iseenda aju jaoks, et ega üks asi on siis jah, rääkida seda teooriat, aga kui seda praktikasse ei rakenda, siis sellest teadmisest on vähe kasu ja meie ajul ei ole sellest tolku. Nii, ja millised on siis praktikad, mis toetavad sinu seisundi vahetamist? Rääkinud oleme siis sellest, et detoks ei ole puhastus selles klassikalises mõttes, kui me mõtleme detoksist mingisuguste toidulisandite tarbimisest, mingisugusest eritoitumisrežiimist või dieedist. Et kui me räägime ajudetoksist, siis eelkõige selleks, et üldse saaks puhastus aset leida, on vaja vahetada seisundit. Ja täna siis räägime erinevatest praktikatest, mis seisundi vahetamist toetavad. Ja need igapäevased praktikad aitavad siis liikuda sellest vastuvõtmise seisundist, kui aju tarbib, võtab vastu informatsiooni puhastumise seisundisse ehk siis sümpaatilisest parasümpaatilisse olekusse, seisundisse. Ja eesmärk ei ole siis sind rahustada, aga just aidata sinul, sinu kehal, sinu närvisüsteemil liikuda ühest olekust teise. Ja mõned tegevused siis, mis seda vahetamist soosivad, et see seisundi vahetus on tegelikult oskus, mida mõned inimesed valdavad paremini kui teised,
aga seda oskust on võimalik arendada, treenida ja just läbi siis erinevate praktikate ja nendest siis kohe räägime, millised need on. Kõige lihtsam, aga samas kõige võimsam ja vägevam abivahend on meie hingamine. Ja lihtne reegel, kui me räägime seisundi vahetamisest, kui me räägime närvisüsteemi liikumisest ühest olekust teise, siis oluline on see, et meie väljahingamine oleks pikem kui sissehingamine. Saad ise proovida, valida siis endale sobiva pingutuse vaba pikkusega sissehingamise ja siis järk-järgult pikendada väljahingamist. Seni, kuni see tundub hea, seni, kuni see tundub mugav. Jalutamine, veel üks väga hea tegevus meie kehaseisundi vahetamiseks, muutmiseks. Ja just siis selline rahulik, lõõgastav jalutuskäik, eriti hea, kui see on looduses, kuskil metsas või mere ääres. Ja kindlasti selliselt, et ilma kuulamata muusikat või mingit podcasti või telefoniga rääkimata, et jalutamine seisundi vahetamiseks, kui me räägime seda, et meie aju vajab sellist seisundit, sellist aega, kui ei tegeleta informatsiooni vastuvõtmisega, siis loomulikult jah, see jalutuskäik peaks olema ilma muusikata ja ilma telefoniga rääkimata ja ka ilma kellegi teise inimesega rääkimata, nii et jalutuskäik üksinda. Siis istumine täielikus vaikuses, taaskord aeg iseendale, iseendaga, silmade puhkamine, et istuda siis vaikuses, silmad suletuda. Siis selline asi, millele me võib-olla igapäevaselt ei mõtle, on meie lõuapiirkonna lõdvestamine, sest tihtipeale, kui me pingutame, kui me oleme stressis, siis läheb pingesse meil nii silmade ümbrus kui ka lõua ümbrus. Siis mediteerimine või palvetamine ja see siis ilma sunni pingutuseta. Ja need on siis mõned tegevused, mis aitavad liikuda parasümpaatilisse olekusse ning seal ka kauem püsida. Ja mis tunne siis on, kui toimub aju puhastumine? Tekib siis rohkem mentaalset ruumi, vähem segavaid, häirivaid, pealetükkivaid mõtteid, just selliseid, mille peale sa võid ise imestada, et oih, kus nüüd selline mõte või kas see üldse on minu mõte. Siis vähem selliseid mõtteid, mis põhjustavad sinul ärevust, hirmu, stressi, negatiivseid mõtteid. Tekib emotsionaalne neutraalsus. Sa ei ole selline igale ärritajale, igale signaalile reageeriv ja tihtipeale ka mitte lihtsalt reageeriv, vaid üle reageeriv. Et sa oled sellises neutraalses vaatleja seisundis. Ja sinu tegevusi ei juhi sinu emotsioonid. Ja sellises olekus, kui siis on käivitunud puhastumine, on tekkinud rohkem mentaalset ruumi, on ruumi ka uutele ideedele ja lahendustele. Et kui me oleme selles võitleja-põgene režiimis, siis meie keha, meie aju ka tegeleb võitlemise ja põgenemisega. See on fookus, seal on tähelepanu ja igasugused ideed, lahendused on blokeeritud. Paraneb mälu ja see seisund on siis tõeline detoks.
Ja kuidas siis plaastrid seda protsessi toetavad? Ja plaastrid ei ole siis mitte detoksi abivahendid, vaid just seisundi muutumise toetajad. Plaastrid ei puhasta ära aju sinu eest. See töö tuleb sinul endal teha. Plaastrid ei muuda automaatselt sinu närvisüsteemi olekut. Nad toetavad sind. Plaastrid siis parandavad, tõstavad sinu vastupanuvõimet, suurendavad võimekust sinu kehal ja sinu ajul puhastuda. Ja plaastrid on abivahendiks ja toetajaks, kui me räägime üleminekust, kui me räägime muutusest. Ja käime siis läbi erinevad plaastrid ja mis on siis erinevate plaastrite konkreetne mõju või toime, kui me räägime aju tervisest, kui me räägime aju detoksist. Ja esimesena Eion, tuttav ja turvaline. Ja Eion toetab siis just seda liikumist välja sellest häireolukorrast. Toetab seisundi muutumist, et detoks saaks alata. Ja Eion toetab stressikeemia tasakaalu meie kehas. See on oluline, sest häireolukorras olev aju ei ole võimeline informatsiooni töötlema ja ilma seisundit vahetamata ei ole detoks lihtsalt võimalik. Ja Eion on siis teatavasti õnneplaaster. Glutatioon aitab siis puhastada meie keha, ka arvatud meie aju, töötlemise kõrvalproduktidest. Kui aju töötab informatsiooni, töötleb seda läbi, siis igasugusel elutegevusel, igasugusel tegevusel tekivad kõrvalproduktid, jääkproduktid. Ja sellest peab siis aju ja meie keha suutma vabaneda nendest. Aju toetab siis detoks-kanaleid ja oksüdatiivse stressi alandamist. Ja selguse mõttes seletan siis, mis asi see oksüdatiivne stress on. Oksüdatiivne stress on siis seisund, kui kehas on häiritud tasakaal vabade radikaalide, mis on siis kahjulikud reaktiivsed ühendid, ja antioksüdantide, kes on siis meie kaitseained vahel, kusjuures siis vabu radikaale on rohkem, tasakaal on paigast ära, vabu radikaale on rohkem kui antioksüdante. Ja oksüdatiivse stressi tulemusena kahjustuvad siis meie rakud, kahjustub meie DNA, kiireneb vananemine ja oksüdatiivne stress on siis soodusfaktor krooniliste haiguste, selliste nagu vähk, diabeet ja südamehaiguste tekkeks. Ja oksüdatiivse stressi põhjusteks on siis keskkonnasaaste, suitsetamine, alkohol, ebatervislik toitumine, krooniline stress. Ja oksüdatiivse stressi tagajärjeks on krooniline põletik, kiirenenud vananemine, ateroskleroos, Alzheimer, Parkinson. Ja oksüdatiivse stressi vastu kaitsevad meid siis antioksüdandid, tervislikud eluviisid ja stressi manageerimine, kontrolli all hoidmine. Ja tagasi tulla siis glutatiooni juurde, et miks on siis oluline see detoks-kanalite loomine ja oksüdatiivse stressi alandamine. Kui algab kehas puhastamine, algab aju puhastus, on vaja väljutada jääkaineid ja sellepärast seda funktsiooni täidab siis glutatioon. Nii et glutatioon toetab siis
teatavasti kehas sellise tripeptiidi, nagu glutatioon on, tootmise aktiveerimist. Glutatiooni toodab meie maks ja glutatioonplaaster meie kehal tõstab siis kehas glutatiooni taseme 24 tunni jooksul kuni 300%. Glutatiooni taset tõstab ka üks teine plaaster, X39, aga seda siis kuskil 30% ulatuses. Nii, alaviida. Alaviida siis teatavasti aktiveerib meie käbinääret tootma järjekordset peptiidi, mille nimi on epitalamiin. Alaviida toetab siis aju öist puhastumist ja plaaster, alaviida plaaster on siis mõeldud ainult öiseks kasutamiseks. Eelnevalt räägitud eionit ja glutatiooni võib kasutada kas päeval või öösel. Aga alaviida on siis ainult öiseks kasutamiseks ja selle põhjuseks on see, et kehas aktiveerub ka hormooni melatoniin tootmine. Alaviida toetab une kvaliteeti ja keha normaalset ööpäevarütmi. Miks see kõik on oluline? Sest öö on meie keha kõige pikem puhastumisfaas. Ja seda muidugi juhul, kui keha suudab üldse liikuda puhastumisfaasi. Ainuüksi see, et me magame, ei kindlusta seda, et meie kehas toimuks ja meie ajus toimuks puhastumine. Ja doktor Stacey soovituse kohaselt võiks siis alaviidat kasutada igaöiselt. Karnosiin. Karnosiin on äärmiselt oluline peptiid meie aju tervise seisukohalt. Karnosiin siis on dipeptiid, antioksüdant. Antioksüdant on ka glutatioon. Dipeptiid tähendab siis 2 aminohappest koosnev peptiid. Karnosiini ülesanneteks on siis signaalide parandamine meie aju poolkerade vahel ja kognitiivsete võimete ehk tunnetuse parandamine. Mis asjad need kognitiivsed võimed siis on? See on siis meie tunnetus ümbritsevast tegelikust maailmast vaimse pildi loomine. Tunnetuse kaudu saab inimene aru, mis teda ümbritseb ja mis on selle ümbritseva tähendus. Ja vananedes siis inimesed märkavad kognitiivsete võimete vähenemist, allakäiku ja seda saab siis peatada ja kognitiivsete võimete püsimist toetada karnosiini plaastriga. Samamoodi siis on karnosiini ülesandeks meie aju kaitse selle puhastusprotsessi ajal. Karnosiin siis kaitseb meie rakke, kaitseb meie telomeere. Telomeerid on siis meie kromosoomide otsad. Mida pikemad ja tervemad nad on, seda tervemad on meie rakud, seda tervemad oleme meie. Ja karnosiin toimib kehas siis oksüdatsioonipuhvrina. Miks see kõik on oluline? Puhastamine ilma kaitseta suurendab haavatavust ja kahjustuste võimalikkust. Doktor Stacey soovitus on kasutada karnosiini plaastrit igapäevaselt. Tema ise kasutab karnosiini ainult päevasel ajal, aga tegelikult võib karnosiini kasutada ka öösel. X39. Parandamine on X39 ülesanne, kui puhastumine on toimunud. Kõigepealt puhastumine, siis parandamine. Ja teatavasti X39 aktiveerib siis meie kehas järjekordse peptiidi. Taaskord me räägime tripeptiidist, GHK, iga täht tähistab erinevat aminohapet ja CU tähendab siin vaske
nii et vaskpeptiid, GHK, on see, mille tootmise aktiveerib kehas X39. X39 toetab siis paranemisprotsesside signaliseerimist, et signaalid kehas liiguksid, ajus liiguksid. Ja X39 käivitab, lähtestab üle 4000 geeni. Ja meie geenid siis viiakse nooremasse, tervemasse olekusse. Miks see on oluline? Puhastamine loob vaba ruumi ja parandamine täidab selle ruumi korrektselt. X39 loomulikult läbi siis vaskpeptiid GHK aktiveerimise aktiveerib ka meie enda tüvirakke, mis on siis absoluutselt kõige olulisemad, kui me räägime mis iganes parandamisprotsessidest meie kehas. X39 on siis mõeldud igapäevaseks kasutamiseks pikema ajaperioodi jooksul ja doktor Stacey rõhutas ka siis veel eriti X39 puhul seda, kui oluline on siis kinni pidada sellest 12-tunnisest kasutamise reeglist ehk siis 12 tundi plaastriga ja 12 tundi ilma plaastrita. Kui on kasutusel rohkem kui üks plaaster, siis igal plaastril on nii-öelda oma see 12-tunnine aken. Ja X39 on mõeldud ainult päevaseks kasutamiseks. X49. X49 suurendab siis aju võimekust talletada rohkem informatsiooni ilma, et tekiks ülekoormatus. Ja võib siis öelda, et X49 treenib, parandab aju võhma. Et aju on treenitud, ajul on kapatsiteet, võimekus talletada rohkem informatsiooni, ilma et toimuks siis selline stressiseisund, ülekoormatus informatsiooniga, ülekuhjatus, millega enam aju toime ei tule. X49 aktiveerib siis kehas GHK tütarpeptiidi niinimetatud ehk siis vaskpeptiid AHK tootmise. Et samasugune tripeptiid, 3 amiinohapet, aga esimene on siis A-tähega algav alaniin. Ja need 2 vaskpeptiidi, AHK ja GHK, töötavad siis sünergias ja nende mõju on suurem, kui neid koos kasutada. Ehk siis X39 ja X49 on veel võimekamad, kui nad on mõlemad koos kasutusel. Paraneb siis keha hapnikuga varustatus läbi selle, et paraneb vereringe, paraneb aju võime töödelda informatsiooni, paraneb siis informatsiooni töötlemise kiirus ja võimekus ja paraneb läbi X49 plaastri siis vastupidavus. Miks see on oluline? Sellepärast, et vastupidavam süsteem akumuleerib vähem jääkprodukte. Nii et kui meie aju on vastupidavam, võimekam, siis neid jääkprodukte, millest tuleb vabaneda, mis tuleb kehast eemaldada, tekib vähem. Nii et need on siis, kui me räägime meie aju tervisest, kõige olulisemad plaastrid. YH-seeria ehk siis Eion glutatión alavida
vabandust, ei on glutatoon ja karnosiin, Alavida on siin vahel ööplaastrina ja siis mõlemad X-plaastrid, X39 ja 49. Ja mis asi see aju detoks siis on? See on siis meie aju võimekus korduvalt väljuda sellest vastuvõtmise seisundist, et puhastumine saaks aset leida ja seda siis teha korduvalt päeva jooksul, see on pidev protsess, selliselt peaks ideaalis meie aju töötama. Ja aju detoks ei ole siis jah, mingisugune konkreetne pill või protokoll, vaid see on oskus, võime. Ja meil on siis võimalik seda võimet treenida ja arendada ja ideaalis siis jah, meie aju peaks suutma päeva jooksul korduvalt liikuda ühest olekust teise. Ja lõpetuseks siis praktiline ülesanne. Ja see siis on selline, et sellel nädalal proovi vähemalt üks kord iga päeva jooksul teadlikult vahetada oma närvisüsteemi seisundit, et sa liiguksid sümpaatilisest parasümpaatilisse seisundisse ja tee seda endale sobival viisil. On see siis läbi meditatsiooni, läbi lihtsalt vaikuses istumise, läbi jalutuskäigu, läbi vannis käimise, läbi treeningu või mille iganes, mis sulle sobib. Ja tee seda siis eriti hea oleks teha siis seda peale sellist aktiivset informatsiooni vastuvõtmist. Kas sa siis oled midagi televiisorist vaadanud, midagi lugenud, midagi raamatut lugenud, midagi kuulanud, kellegiga vestelnud, vaadanud filmi või mida iganes, kui on toimunud aktiivne informatsiooni vastuvõtmine. Anna endale piisavalt aega, ära kiirusta ja lase siis sellel puhastusprotsessil loomulikult toimuda. Ära kasuta survet ja kõige olulisem, et ära ürita midagi parandada. Et sellise praktilise ülesandega me siis täna lõpetame. Mul on ette valmistatud ka siin järgmised slaidid. Nii et võin öelda, et neid osasid tuleb veel. Olen siis jõudnud 3. doktor Stacey loengu keskpunkti. Aeg, jah, infot on palju, info on põnev ja läheb veel põnevamaks. Nii et annan siis teada, millal toimub järgmine Zoom